Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele. Täna keskendun ma siis 13–19 juuli energiale ehk siis nädala energiale, et mis selles nädalas esile kerkida võib, mis toimub, millele tähelepanu pöörata, millele fookus suunata ja vaatame, mis siit läbi kaartide siis tuleb. Et tegemist ei ole siis ennustamisega, vaid energeetika vaatamisega, sinu sageduse vaatamisega, milliseid sagedusi sa kannad, millist energiat sa endas kannad ja välja annad. Et kõik see, mida sa koged oma reaalsuses, justkui siin 3D ekraanil, mida sa koged oma viie meelega, on sinu oleku projektsioon siia füüsilisse maailma. Ehk see sagedus või see energia, see olek, mida sa enda sees kannad, see siis linastub või väljendub siin 3D füüsilises reaalsuses sinu silme ees ja seda sa saad kogeda. Ja mida sa parasjagu endas praegusel hetkel kannad, selle oleku pealt sa siis lood. Ja see ongi sinu justkui see projektsioon, see energia, mida sa praegu endas kannad, see loobki sinu homset päeva, sinu tänast päeva, sinu ülejäämset päeva. Kuigi tulevikku justkui ei eksisteeri, ei ole olemas, sest kui sa sinna tulevikku jõuad, siis see on ka ju olevik. Ehk siis kõik käib tegelikult oleviku tasandil, siin ja praegu, kõik see, mida sa endas praegusel hetkel kannad, see saab realiseeruda järgnevas oleviku hetkes. Ehk siis fookus tuleb kogu aeg hoida sellele, mida sa praegusel hetkel tunned, koged, mida sa tahad tunda, tunned jälle seda praegusel hetkel kõike siin ja praegu. Mitte ei ulgu kuskil seal minevikus, sest minevikus hulkumine loob tulevikku ehk siis seda oleviku hetke, mida sa jälle olevikus hetkes tunned, kui see oleviku hetk kätte jõuab. Ja ei ole ka siis nagu selles tulevikus, et ma ootan seda justkui mis tähendab seda, et sa ei ole olevikus ja sa tunned millestki puudust ja sa lood puudust juurde. Sest sa ei saa olla õnnelik praegusel hetkel või ennem, kui see justkui unistus või soov täitub. Ja siis sa hoiad sellel fookust sellel puudusel. Nii, aga sissejuhatuseks veel lisaks ka seda, et kui teil on soov personaalse kaardiladumise järgi, siis võite alati kirjutada. Jällegi järjekordselt tuletan meelde, et ei ole ennustus, vaid see on energia vaatamine, mida sa endas kannad ja millele tuleks tähelepanu pöörata, et sellist tulevikku siis ei looks, mis tulevikus võiks tulla. Ja et sa näeksid ennast puhtamalt ja selgemalt, et sa teadvustaksid, mis on sinu partnerlussuhetest, millele sina pilgid iseendasse, vaadata saaksid ja muuta saaksid, mida sa võiksid märgata enda puhul, sest tihtipeale me isegi ei märka, me oleme autopiloodil. Ja kellel on soov emotsioonide puhastamise järgi, kes tahab päriselt teadvustada, kuidas siis need emotsioonid ikkagist kehast vabastada ja kuidas neid endast jooksvalt läbi lasta, seepärast et emotsioonid ei kao mitte kuskile kunagi ära. Need on inimeseks olemise üks osa, aga me peame aru saama, kuidas neid endast läbi lasta, mitte neid endast kinni hoida, mitte olla vastupanus ega klammerdumises. Ja see on oluline teadvustada, kuidas siis neid läbi lasta ja kuidas seda vana prügimäge vähendada, mida sa siis enda kehas tegelikult siis kinni hoiad. See on see kõik see prügi, mis kujundab sinu tänast
mis kujundab sinu homset. Et nendele ma nüüd uuendasin oma videosalvestust, lõin siis selle videosalvestuse, mille kestvusajaks on nüüd 1 tund ja 44 minutit, kus ma toon nüüdseks isegi välja 3 võimalust, kuidas oma emotsioone vabastada. 3 erinevat võimalust, kuidas emotsioonide vabastamisele läheneda. Sa ei pea kasutama neid kõiki 3. Võid valida sealt endale selle sobiliku, mis kõige rohkem sinuga resoneerub, mis rohkem sind kõnetab, või kasutada neid vastavalt siis oma sisetundele. Ja selles videos siis ma toongi nähtavale, kuidas hakata märkama oma mõtteid ja emotsioone, kuidas need üldse alguse saavad. Ja toon ka nähtavale selle, et kuidas nad mõjutavad sinu reaalsust ilma, et sa sellest arugi saaksid. Õpid siis ja tuletad meelde siis, kuidas vabastada kehast neid tallatunud emotsionaalseid loenguid. Ja läbi selle lood sa oma ellu rohkem siis rahu, selgust, vabadust, neutraalsust, rõõmu, mida kõike veel sa iganes soovid. Et see on sinu vaba valik. Ja selle video saad siis endale soetada. Ja see video jääb siis teile. Lühike tutvustav ülevaade ka on siis mul üles pandud nii siia YouTube'i kanalile, sinna siis infosse ja ka oma Facebooki lehele, et sealt saate siis vaadata seda lühikest tutvustavat ülevaadet. Ja kui te tunnete resonantsi, kui te tunnete tõmmet, kui see kõnetab sind ja sa soovid sellele teekonnale ikkagist asuda, soovid iseennast rohkem tundma õppida, iseennast rohkem tajuda, tunnetada ja reaalselt hakatagi iseenda elu ise looma, siis võite siis ühendust võtta ja saate siis selle video endale soetada, kui soov on. Ma toon siin, mis mul muidugi on seal ka välja toodud selles seal nii Facebooki lehel kui siin YouTube'i kanalil on mul välja ka toodud kirjalikult siis kirjutatult sellest, kuidas inimene tegelikult automaatrežiimil toimib, automaatpiloodil toimib. Et kui sa tahad sellest automaatpiloodist välja astuda ja teadlikult hakata ise looma oma reaalsust ja olema teadlik üldse oma mõtetest ja oma tunnetest, siis see video aitabki sul seda teha. Aga ma toon täpselt oma elust sellise kõige lihtsama väikesema nüanssi või selle näite. Kuidas inimene justkui autopiloodil kogu aeg, iga päev toimetab, reageerib, mõtleb, liigub, ilma et ta paneks tähele, mida ta mõtleb, mida ta tunneb. Ehk siis toongi välja siia ka suusõnaliselt peale selle, et ma olen seda kirjalikult siis väljendan nii oma Facebooki lehel kui ka siin YouTube'i kanalil. Toon ja osadele ma saatsin ka postkasti, kes on siis minu listis.
ja kui te ei soovi minult kirju saada, siis jällegi saatke siis vastu kiri, et ei soovi. Ja siis ma kustutan teid sealt kirjalistist ära, et mitte siis teile enam kirjutada. Aga toon siis näite ka suuliselt siia omaenda elust lühidalt. Seda, et meie siis maja ette hakatakse rajama siis sellist parklat. Ja selleks, et seda parklat siis siia rajada, siis tuleb võtta maha puid. Puid ja päris palju puid. Kui mina seda esimest korda seda infot kuulsin, siis ma mõtlesin ainult korraks vaadates aknast välja, mõtlesin korraks selle peale, et nii palju elujõulisi puid on siin väljas. Ja mulle meeldib selles suhtes siin elada, selles suhtes, kui ma vaatan aknast välja, siis need puid on siin nii palju, et sul on tunne, et sa oledki siin looduse keskel, see rohelus, need linnud seal, kes laulavad, eks ju. Ja see kõik tegelikult nagu minule hästi istus ja sobis. Ja sul ongi tunne, nagu sa oled sellises looduse keskel rohkem, mitte siis nagu linnas elades, et mõni puu seal ja mõni puu seal ja rohkem hästi palju seda müra ja linde eriti ei kuulegi seal, võib-olla mõni kares kraaksub või jumal teab kes aga siin on jah seda, mida rohkem siis neid seda loodust, siis seda rohkem ka siis seda elu siin ju ikkagist, linnud ja kõike kuuled ja näed. Ja see mulle siis tõesti hästi istus. Aga kui ma seda esimest korda siis kuulsin, siis käibki see mõte peast läbi nagu justkui, et kahju lugu, kahju. Aga ma ei peatunud sellel pikemalt. Ja lihtsalt liikusin oma igapäevaste toimetustega siis edasi. Ja siin ongi see tähelepanu koht igale inimesele. See, mida sa mõtled, see, mida sa tunned, sa ei pane tähele. Ja sa liigud oma igapäevaste toimetustega edasi. Aga siin ongi peidus just see märkamise koht. Siin ongi peidus see koht, kus tuleks tegelikult aeglustuda. Tuleks märgata, mida sa mõtled, kas selle mõttega kaasneb ka mingisugune tunne, et me liigumegi edasi autopiloodil kogu aeg. Me elame autopiloodil ja me ei ole teadlik, mis toimub meie peas, mis toimub meie tunnetes, keha tasandil. Ehk siis minust tekkisid ju need mõtted ja nende mõtetega koos tekkis ka see tunne sinna taha. Aga ma ei märganud seda, ma läksin oma igapäevaste toimetustega edasi, ma ei aeglustunud ja ma ei pannud seda tähele. Ma ei peatunud, et kuulata, mida mu meel siis räägib või mida mu keha siis parasjagu kogeb tegelikkuses. Jah, ma mõtlesin korraks selle peale, aga ma ei tunnetanud ja mul oli ka nagu niisugune kahjutunne, aga ma ei peatunud sellel, vaid vuristasin oma eluga edasi minna. Ja täpselt nii toimibki enamik meist iga jumala päev. Iga jumala päev. Ehk siis sa oled autopiloodil. Ja me ei peatu hetkel, kui mingi olukord meis midagi käivitab. Me ei kuule oma sõnu, me ei kuule oma mõtteid, me ei märka, milline emotsioon on just praegu meie kehas tekkinud, milline on ärganud, milline on justkui sealt pinna
pinna alt üles kerkinud. Ja liigume lihtsalt liigume edasi. Aga meie emotsioon, see, mis tõusis pinnale just selle situatsiooni olukorraga, on ju tegelikult meie sees kogu aeg olemas. Ja kui sina liigud oma päevaga edasi, siis see emotsioon liigub selle päevaga kaasa, sinuga kaasa. Ja ta ei kao mitte kuskil ära. Ja ta seal kuskil omaette justkui sa ei teadvusta seda, aga see emotsioon kuskil seal sinu ees kogu aeg toimetab, kogu aeg juhib, kogu aeg liigutab sinu nööre, kogu aeg paneb sind kuidagi reageerima, kogu aeg paneb sind midagi mõtlema, kogu aeg ta juhib tegelikult sind. See on kogu aeg koos sinuga. Ja see ei kao kuskil meist ära, kui me pöörame korra pilgu kuskile mujale ja läheme oma igapäeva toimetustega edasi. Ja see jääbki taustale mõjutama meie enesetunnet, meie närvisüsteemi, kujundabki järgmisi mõtteid, otsuseid, reaktsioone ja sa isegi ei märka seda. Alles siis, kui me õpime peatuma. Ja alles siis, kui me hakkame märkama, siis me hakkame teadvustama, mis meis on. Ja siis meis tekib võimalus neid emotsioone ka vabastada. Ja just siis sellest hetkest ei juhi enam see emotsioon varjatult meie elu ega hoia meie elu energiat kinni kuskil. Sest me võiksime ju seda energiat kasutada kuskil mujal. Selleks, et elada näiteks teadlikumalt, selleks, et elada vabamalt, selleks, et tunda rohkem rõõmu, selleks, et tegeleda võib-olla oma nende asjadega, mis sulle meeldivad. Selleks, et liikuda oma tegelikule potentsiaalile lähemale. Ja siin ongi see, et kui ma ühel hommikul siis ärkasin ja vaatasin aknast välja ja nägin, kuidas töömehed siis märkisid ära neid puud, mis siis tuleks maha võtta. Vaat sellel hetkel tekkis minus tugev kurbus või võib-olla ka muid emotsioone sealt veel kerkis esile. Ma ei süvenud eriti, ma juba märkasin, ma juba teadvustasin ja üsna kiiresti siis tulin teadvele, et algul hakkas kohe meel rääkima, nii kahju, et need võetakse nüüd maha, nii palju puid, nii palju elujõulisi puid võetakse maha. Ja okei, need puud tuleb veel maha võtta, see selleks on ja, aga see kask, mis on nii ilus ja elujõuline ja nii edasi, mis mu meel kõik siis hakkas mulle seletama. Siis ma üsna kiiresti teadvustasin seda kõike ja siin ongi see oluline punkt, kus tuleb olla teadlik, mida su meel räägib, mis su kehas toimub. Et kui su meel hakkab mingisugust lugu sulle heietama ja kokku klopsima, eks ju, ja siis tuleb olla sellest teadlik. Esiteks sa ei ole sinu meel, eks ju, sa ei ole sinu mõtted. Tuleb olla sellest teadlik ja panna tähele ka seda, mis selle looga kaasnev tunne sinus võib-olla kerkib. Võib-olla see on lihtsalt mingi lugu, mis saad siis kõrvale tõsta ja mitte sellele enam tähelepanu pöörata või mitte sellega kaasa minna. Aga tihtipeale on selle loo taga ka mingi tunne kehas. Ja seda me ei
tunneta, seda me ei pane tähele, kui me oleme samastunud oma meelega, oma tunnetega, oma emotsioonidega. Ja siin ongi see, et kui sinu meel hakkab midagi rääkima ja sellega kaasneb mingi tugev tunne, näiteks siis ongi kurbus, viha, mingisugune süüdistamine või mida iganes, jumal teab, kellel iganes välja siis tuleb sealt parasjagu, siis see tunne on tegelikult sinus juba olemas. Ja see olukord, mis praegusel hetkel esil on, ka see olukord näiteks, kui mõni hästi palju pöörab tähelepanu ilmale, te võite ükskõik mis olukorda võtta, et kui inimene näiteks vaatab, et on sombune ilm ja issand kui õudne, issand kui kole, issand kui kohutav ilm, no milleks seda vaja on, no kohe teeb tuju halvaks ja nii edasi, nii edasi. Ka ilmale tähelepanu pöörates, mis tunne sinus kerkib, see on tegelikult sinu sees olev tunne, mida sa hoiad kogu aeg enda sees ja see, mis juhib sind kogu aeg alateadlikult, sa ei ole üldse teadlik, et see kogu aeg tõmbab sinu nöörikesi. Et see tunne nüüd on vaja teadvustada. Et see tunne, mis sinus kerkib, mis iganes sündmuse või inimese või olukorraga, see on juba sinu sees olemas olnud. Ja see olukord või inimene või sündmus lihtsalt äratab selle uuesti ülesse. Ja nüüd see saab tulla nähtavale. Nüüd see saab tulla nähtavale, sina saad sellest teadlikuks, tood tähelepanu iseendale ja saad selle vabastada. Et see ei olegi oluline teada, millal või kus või mis iganes, kus iganes see pärit on või kus see tekkis või millest see tekkis. Oluline on see, et sa nüüd näed seda. Ja kui sa näed seda, siis sa saad selle vabastada. Kui sa ei näe, siis sa ei tea, mida vabastada, siis sul pole seda kehalist tunnet või seda emotsiooni parasjagu pinnal, siis ei saa seda vabastada enda kehast. Ja sa ei ole sellest hetkel ka teadlik. Aga ta on olemas sul, eks ju. Ja kui sa vaatad nüüd siis uuesti, et sa saad selle vabastada ja puhastada enda kehast ära, ja kui sa vaatad seda uuesti, seda teemat või olukorda, siis võtad selle teema nagu uuesti silme ette, siis sa tunned või näed, et sa oled selle suhtes täiesti neutraalne. See ongi nagu tühikest. Algul see oli nagu teema, milles oli nagu sisu. Et kui sa sellele teemale vaatasid, siis sinus toimus mingisugune reaktsioon, sinus toimus mingisugune tunne, sinu toimusid mingisugused mõtted sellega seoses. Aga nüüd, kui sa uuesti peale sellele vaatad, siis ta on tühikest. Seal ei ole mingisugust sisu. Ja sa oled selle suhtes neutraalne. Ja minul toimus siis selle emotsiooni vabastamine vähem kui 10 minutit võttis see aega. Vähem kui 10 minutit. Ja siis oligi see läinud. Ja sa tunnetad seda sellest ära, et su meel rahuneb maha, su keha lõdvestub, sul ei ole seda sisemist pinget, sa ei heieta enam selle olukorra või selle loo kohta mingisuguseid lugusid oma peas. Sa ei muretse selle pärast, sa ei lähe seda kellegile rääkima edasi. See pinge on sinust kadunud, ühesõnaga. Sa ei mängi enam seda teemat korduvalt oma peast läbi. Ja põhimõtteliselt sa ei kulutagi enam ei seda energiat ega tähelepanu sellele, sest see on vabanenud sinu kehast. Ja nüüd saadki sa suunata selle tähelepanu millelegi muule, sellele, mida sa tahad kogeda.
mis sind päriselt kutsub, mis sind inspireerib, mis sul pakub rõõmu, millega sa tahad parasjagu tegeleda või lihtsalt hetkes olemist nautida. Sest et kui sinus on mingisugune mõte ja emotsioon, mis nagu juhib sind, siis sa ei saa ju hetkes olemist nautida, sa ei saa oma tähelepanu mingile muule olukorrale viia, kui kuplis kogu aeg keerleb see mingisugune tagataustal, kogu aeg käib mingisugune plaat. Näiteks nende puude plaat. Miks nad pidid ikka need puud maha saagima, miks nad pidid ikka seda tegema, miks nad pidid ikka toda tegema, sa võid ükskõik, miks see ilm ikka selline on. Issand jumal, võiks juba parem ilm olla. Ja sa kogu aeg suunad oma tähelepanu, suunad oma energia sellele hädaldamisele, sellele emotsioonile, sellele mõttele. Su keha on pinges, sa oled rahutu, sa ei ole lõdvestunud seisundis. Ja kogu aeg ainult leierdad oma peas seda lugu. No siis võib-olla tuleb vahepeal mingi muu lugu, siis leierdad seda lugu, aga sa ei saa hetkekski nautida seda olukorda, kus sa tahaksid võib-olla olla, mida sa tahaksid teha, millega sa tahaksid tegeleda. Kas sa tahad rõõmu tunda, kas sa tahad rahus ujuda, jalutada, lihtsalt istuda ja nautida võib-olla seda päikesepaistet või vihmasadu ja nii edasi, nii edasi. Või tegeleda mingisuguste oma asjadega, mis sind inspireerivad, panevad elama ja nii edasi, nii edasi. Et sa ei saa oma nagu fookus täielikult suunata asjadele, mida sa tahaksid väga kohalolus hetkes nautida, kui su kuradi otseses mõttes meel ajab mingit jama. Kogu aeg kuskil tagataustal mängib üks plaat, ketrab. Kõik me oleme seda kogenud ja tundnud. Aga kui sa nüüd siis vabastad selle energia ära enda kehast, vabastad selle emotsiooni, selle laengu ära enda kehast, siis energia vabaneb, siis sa oled vaba sellest ja sa, kui minut tagasi mõtlesid sellele ja tundsid sisemiselt sellist kurbust näiteks või sellist viha või raevu või mis iganes mingi sündmus sinu esile tekitab, selle emotsiooni tekitab, siis minut hiljem sa vaatad selle tagasi ja sa mõtled, what the hell, absoluutselt mitte mingisugust tunnet ei ole sellega seoses. Ja nii see käibki, eks ju. Ja pole olemas nüüd siis neid suuri ega väikseid asju, et su meel annab lihtsalt nendele hinnangu, et kui mõni mõtleb, et mis need puud on ja. Et see on täpselt see, et mina võin ju öelda, mis see ilm on ja, keda see kotib, umbes niimoodi, eks ju, keda see huvitab, kas väljas sajab vihma või mitte, et mis neil inimestel viga on. Et kõik annavad enda sees mingisuguse sündmusega või mingisuguse olukorra pilgu, sõnadega, lõhnaga mingisugust emotsiooni, mis läbi selle olukorra, sündmuse, lõhna, pilgu, sõna tuleb siis meis nähtavale. Ja kui see nähtavale tuleb, siis on vaja aeglustuda, puhastada see ära, vabastada see ära, et see enam sinu reaalsust ei juhiks teadmatult. Kui sa jälle jooksed sellest üle niimoodi, nagu me iga päev tavapäraselt teeme siin, siis ta jääb kogu aeg sind mõjutama. Sinu mõtteid, sinu reaktsioone, sinu ükskõik mis, sinu elu põhimõtteliselt täies ulatuses. Et see ongi see koht, kus tuleb tähelepanelik olla, kus tuleb aeglustuda, kus tuleb märgata, olla teadlik. Ja nii on, et selline siin sügav ja pikk sissejuhatus sellest emotsioonide vabastamisest ikkagi, kuidas need emotsioonid sind ikkagi mõjutavad ja kuivõrd ta muudab sinu reaalsust, kui sa ikkagist vabastad, ma ei tea,
võtad selle 10 minutit, 5 minutit aega, et natuke aeglustuda ja vabastada see emotsioon ära ja su lähed rõõmsa näoga edasi oma päevas. On ikka suur vahe küll, eks ju, kui selle asemel, kui ketrad seda ühte sama plaati enda peas ja siis lähed veel heietad kuskil mujal seda ja kannad seda kaasas ennast, kannad sa seda energiat ja see energia liigub sinust välja ja läbi selle energia sa lood oma reaalsust. Noh, ja saame ise mõelda, millist reaalsust sa lood sellise energiaga, kui sinu sees on kurbus või sinu sees on viha ja siis sa veel seda mämmutad ja räägid seda ühele ja teisele ja issand jumal see ja teine ja kolmas ja mis sinust välja kiirgub, mis sinust välja tuleb. Ole teadlik sellest. Et see on oluline tegelikkuses, kui sa tahad oma elus muuta midagi. Kui sa ei taha oma elus muuta midagi, siis see on ka sinu vaba valik. Nii, aga märgin siis ära selle aja ka siia teile, et keda üldse ei huvita see sissejuhatav jutt, siis saate selle vahele jätta. Nii et lähme otse kohe edasi siis nädala energia juurde 13–19 juuli 2026. Et mis energiat siin siis selle nädala jooksul liiguvad, millele tähelepanu pöörata, mis toimub sinu elus, mis toimub sinu energias, sinu sees. Võib-olla see energia on juba mõnda aega kohal olnud, võib-olla tulemas alles, võib-olla minemas, kuidas kellelgi, aga vaatame, mis toimub 13–19 juuli 2026. Siin ongi nagu mingisugused koostöö jälle tuleb siit ülioluliselt välja, koostöö või leppimine või midagi sellist, et saaksid üldse uued algused tulla, harmoonia sinust tekkida mitme inimese vahel, 2 inimese vahel harmooniline kooslus ja et sinu manifesteeringud või sinu soovid või sinu need saaksid üldse ellu manifesteeruda, tuleb sul siis ikkagist vabastada see energia siin, mis on näiteks müntide 5 ja mõõkade 7 ka välja tulnud. Et siin ongi justkui nagu sinus on see puudustunne. Võib-olla sa kaotad kedagi, võib-olla sul on mingisugune selline situatsioon, kus sa tunned ennast üksildasena. Võib-olla on keegi eemaldunud, võib-olla oled kedagi kaadanud, võib-olla rahalised seisud, olukorrad ei ole kõige paremas olukorras või paremas seisus sinu elus praegu hetkel. Võib-olla sa tunned lihtsalt tohutut suurt üksindust enda sees, ebakindlust, kas tööalaselt, suhtealaselt, keegi on hüljanud sind. Sa tunned justkui seda rasket aega, rasket olemist. Sul pole piisavalt usku, ei võib-olla suhetesse, ei võib-olla rahalisse seisu, ei võib-olla tööalases olukorras ega ka iseendasse. Et see on siin tugev eneseväärtuse puudus, siin on puudusele suunatud energia. Ja mis on oluline tähelepanek jällegi, elatakse ellujäämisrežiimil, elatakse jäämisprogrammidest, oldakse nagu nende programmide poolt juhitud. Sul võib olla hirm tuleviku eest, sul võib olla hirm suhete ees, sul võib olla hirm üksilduse ees, mida iganes. Siin on hirmud hästi palju juhivad sind. Ja selleks, et sellest välja tulla, on oluline tähelepanu pöörata siis võib-olla rohkem ka koostööle.
võib-olla on just praegu see hetk, kus tuleks abi paluda või kuskile suunata see pilk, kust võib-olla keegi saab sulle mingisugust nõu anda. Nõu ei minda küsima teistelt inimestelt, kes ei ole teadlikud. Sellistelt inimestelt ei tasu. Sealt võib tulla mingisuguseid näpunäiteid, mingisuguseid nõuandeid, mis aitavad võib-olla natukene sind kuhugi paremasse kohta suunata. Aga tuleb olla teadlik, kelle käest nõu küsida. Tuleb olla teadlik, kes on teadlik. Ja selleks, et see taastumine, enesetunde paranemine, usk iseendasse, usk uutesse võimalustesse, sellise harmoonilise tunde taastamine võib-olla, võiksin öelda äkki seda. Seda kõike endas luua, uusi alguseid ja edasi liikuda sellest nagu sellisest puudusest, sellisest raskusest, nendest hirmudest, mida sa endas kannad, nendest piiravatest uskumustest, sellest ellujäämisrežiimist, et kõik on halvasti, pahasti, ma olen üksinda, ma ei saa hakkama, ma ei tule rahaliselt toime, mul on see ja teine ja kolmas ja neljas jama. Ma kaotan selle, ma kaotan tolle. Ma olen kaotanud juba selle. Või ma tunnen puudust sellest, et miks mul ei või see ja teine ja kolmas, neljas olla. Et miks mina? Need on piiravad uskumused sinu sees ja sellest, et tulla välja sellest kõigest ja saavutada see tasakaal, harmoonia, usk iseendasse, usk ellu või siis liikuda sellest natukenegi sammu võrra paremasse kohta, et taastada see harmoonia. Siis on oluline siin need vanad uskumused vabastada, teadvustada, näha neid. Ja kui sa oled nagu sellises kohas kinni, kus sa ütled, et sa ei oska, sa ei saa, sa ei taha või mida ma selleks tegema pean, ma ei tea ju, mis samme ma pean tegema, ma olen nii uppumas selle sisse ära, siis tulebki kasutada seda võimalust vist, või kasutada seda nagu seda võimalust, et minna ja paluda võib-olla kellegi abi, teha kellegiga koostööd, küsida teadlikumalt, et siis nõu, õppida, tuletada meelde, kuidas endas leida see tasakaal. Et siin on oluline see koostöö ja täpselt samamoodi suhete alaselt, et kui sul on mingisugused suhted inimestega, tavaliselt tihtipeale ongi kogu aeg need suhted siia nendesse tunnetesse segatud, aga kui sul on suhted inimestega sellised ligadi-logadi või mingisugused tunded kerkivad sellega esile, siis on ka oluline teha koostööd ja olla teadlik sellest, et inimene ei tee seda sulle tegelikkuses ju. Ta ei ütle sulle nagu meelega asju. Võib-olla isegi kui ütleb meelega asju, siis tema oma teadvuse tasandil ta ikkagist ei tee seda meelega. Iga hingeline inimene ei ole tegelikult kuri ega halb, vaid teda on kujundanud selline elu, kus ta on üles kasvanud, see lapsepõlv, teda on lihtsalt ribadeks kisutud. Võib-olla mõne inimese jaoks on valetamine ja varjamine ainus viis ellu jääda. Ehk siis me elame ellujäämisrežiimil, me elame oma varjudest, me elame oma programmidest, uskumustest, mustritest. Ja on oluline teadvustada ka teise poole sellist
situatsiooni või panna ennast nagu või mõelda selle peale, et temal on omad uskumused, programmid ja hirmud ja ettekujutlused elust, sinul omad. Et igaüks võtab vastutust enda tunnete eest, et see ei tähenda seda, et sa jääd inimese kõrvale või oled inimesega sellepärast, et sa tunned talle kaasa või sa saad aru tast, et tal on raske elu olnud või mis iganes, mida ka tihti tehtakse, vaid tegeled oma tunnetega, alati pilk endasse ja vaatad, mis minu tunded minuga teevad, mis minus toimub praegu, mida mina praegu tunnen ja tunned oma tundeid. Tema tegeleb oma tunnetega, sina ei vastuta teise tunnete eest. Aga siin võib väga edukalt olla ka teil siis läbi selle, et sul on nagu selline kas siis hülgamishirm või mingisugused hirmud, mingisugused uskumused, mis sind juhivad. Hirm kaotuse ees, puudustunne, usaldamatus selle inimese suhtes, selle olukorra suhtes, selle situatsiooni suhtes. Ehk siis sa tunned ikkagist siin nagu hüljatust, sa tunned siin hülgamist või sa tunned ennast üksildasena. müntide viis näitab ikkagist seda üksilduse tunnet, tohutut üksilduse tunnet. Ja läbi selle, et sa tunned seda puudust, sa tunned seda üksildust, sa tunned seda ebapiisavust. Ja hirmu. Seal all on kõik need hirmud, emotsioonid, mis hoiavad sind selles nagu selles uskumises. Nad hoiavad sind selles piiravas uskumises, et sa ei ole piisav, sa ei ole väärtuslik, keegi sinust ei hooli, sa ei tule toime, sa ei ole võimeline raha teenima, sa ei ole võimeline seda, teist ja kolmandat üleval pidama. Selline ebakindlus toidab sind või tuleb nagu kogu aeg on sinuga see ebakindlus, siis ilmselt ka sellest võib tekkida siin koostöö puudumine, koostöö puudus, et sa ei lähe selle koostööga kaasa, tekivad konfliktid, tekivad kahtlused, tekivad kaitsereaktsioon, suhtlusprobleemid. Ei taheta pingutada või siis pingutatakse ülemäära üle. Ei osata nagu seda kommunikatsiooni luua, ei osata teadlikult suhelda. Siin võib olla ka see tunnustuse puudumine, et sa tahad nagu seda tunnustust saada, sa tahad seda tähelepanu saada, aga see on jälle puudusele keskendumine, ehk siis sa soovid seda väljapoolt saada. Et siin on jah oluline siis võib-olla õppida kommunikeerima, õppida iseennast rohkem tundma, pilku suunama iseendale rohkem, mis tunded minus tekivad, mis mõtted minus on ja õppima neid siis, tuletada meelde, kuidas nendega siis ümber käia, võtta vastutus enda tunnete spektri eest. Ei huvitu teiste tunnete tasandist. See ei ole selliselt, et mul on ükskõik teisest ja sõidan üle või mida iganes, vaid igaüks võtab vastutuse enda tunnete eest, sest kui sina hakkad kaasa tundma, teadvustamata, kus on sinu ja kus on teise inimese piirid, kus on need emotsioonid, kus on need tunded, siis me hakkame ennast ohverdama teise nimel, ise kannatades selle all, ikka tundes kuidagi üksinda ennast, ikka tundes kuidagi, et ta ei anna piisavalt tähelepanu, ise ennast andes ja nii edasi, siis peab kõik olema tasakaalus ja teadlikult teadma, kuidas, mismoodi teha. Aga see ei käi mõttetasandil, vaid see käib tunnete tasandil. Mida meie teeme, oleme autopiloodil justkui ellujäämisrežiimist. Kui me liigume
teadvuse tasandile, lähtudes puhtast teadvusest, lähtudes iseendast, lähtudes armastusest, siis me hakkame seal toimetama autopiloodil. Me teame täpselt, kus, mis, mida öelda. Me teame täpselt, mida oma tunnetega teha. Me teame täpselt, kas ma tahan selle inimesega suhelda või mitte suhelda. Aga me ei ohverda ennast, me ei kannata kellegi kõrval. Me ei süüdista teisi, vaid me teame täpselt, mida nende tunnetega teha, kuhu ma pilgu pean suunama, mis edasi saab, mida ma pean õppima, millest ma pean lahti laskma, millele ma pean tähelepanu suunama, et sellest nõiaringist justkui välja astuda või sellest mustrist vabaneda või mitte lasta sellel programmil ennast enam edaspidi juhtida ja nii edasi, nii edasi. Ja siin on ülioluline siis, kuidas suhelda teiste inimestega, kuidas teha koostööd, õppida seda koostööd, õppida suhtlema teistega ja see käib läbi iseenda. Mitte see, et sa lähed kuskile koolitusele, õpid, et nii see suhtlemine peab olema selline, vaid see õppimine või see teadvustamine käib läbi iseenda. Ehk iga tunne, iga emotsioon, mis sind valdab, mis sind tõmbab, teeb väiksemaks, piirab, see tuleb enda kehast vabastada, läbi lasta. Ja kas või liikuda samm-sammult, mitte püüda, vaid õppida samm-sammult, liikuda edasi samm-sammult. See ei ole mitte kuskile kiiret, sa ei pea mingisuguseid ulmekiirusel mingisuguseid tulemusi saavutama. Kõik käib samm-sammult, annad endale aega, märkad, vabastad, puhastad, tunnetad ja viid ennast või saad endast teadlikuks, sellest, mis tegelikult maailmas toimub, mis tegelikult inimestega toimub, mis tegelikult sinuga toimub, ülitähtis. Et see, kuidas me varasemalt oleme elanud, see ei toimi enam. See ei toimi, see laguneb kõik koost ja see ei toimi enam sedasi. Me ei saa sedasi enam edasi liikuda. Et siin on ülioluline tähelepanekut iseenda suhtes ka, kus sa oled enesepettuses, kus sa varjad iseenda eest asju. Sest et kui sulle tundub, et keegi väljast petab ja reedab ja kõik vassivad ja valetavad, eks ju, salatsevad, kavaldavad, loovad mingeid strateegiaid, kasutatakse sind ära või neil on mingisugused varjatud motiivid või mis iganes, siis tead, need on kõik sinu enda sees samamoodi. Sest et see, mida sina mõtled teise inimese kohta või olukorra suhtes, see oled sina ise. Need mõtted ja arvamused on sul tegelikult iseenda suhtes. Kõik see, mida sa mõtled teise kohta, need mõtted on tegelikult sinu enda suhtes. Sina mõtled iseendast niimoodi. Sa lihtsalt ei ole sellest teadlik. Sa suunad oma fookuse välja. Sa näed alati väljaspool seda, kes, mis, kus, kas. Et kes, kus, mis, kas keegi varjab su eest tõde, kas keegi manipuleerib sind, kas petetakse, valetakse, mida iganes, et ole enesega brutaalselt aus enda suhtes. Miks sa arvad seda, miks sa tunned seda, miks just nii, miks mind petetakse. Sa ei pea isegi mõtlema välja seda, miks sind petetakse või mis tunne sellega kaasneb sinu suhtes. Miks sa üldse arvad, et sind kogu aeg petetakse, miks sa arvad, et sinu eest varjatakse, miks sa arvad, et loodakse mingisuguseid strateegiaid ja ka valdatakse midagi, kuskil varjatakse tõde ja nii edasi. See võib ju tõde olla, aga see on sinu tõde, see on sinu reaalsus, seepärast et see sinna, kuhu sina oma fookuse suunad, jällegi pilk iseendale, sina vaatad alateadlikult neid asju.
ja kui sina vaatad alateadlikult neid asju, siis sina näed ka oma 3D ekraanil neid põhimõtteliselt, oma 3D füüsilises reaalsuses neid, seepärast sinu sees on see energia ja see energia, mis sinu sees on, seda sa lood oma reaalsusesse. seega tuleb olla sulle iseendal aus iseenda suhtes, kus sa petad ennast, kus sa valetad endale, kus sa ei taha näha enda kohta tõde, kus sa üritad ennast üle kavaldada, kus sa ise lood mingisuguseid strateegiaid, et saavutada midagi, kus sa oled ettevaatlik, sest sa kardad mingisugust tunnet tunda, eks ju, kus sa manipuleerid teistega, et sa tahad, et teine täidaks sind justkui millegiga, mis sind rahuldab, sest sa ei suuda iseennast täita sellega. Sa otsid seda väljapoolt. Et selliseid asju tuleb enda suhtes hästi tähelepanelikult märgata ja tunnetada, kus see on see, millest sa oled kinni jäänud, miks sa lood endale seda reaalsust. Sest mõõkade 7 ei räägi tegelikult sellest, et ole tähelepanelik, kes sind petab, kes sind reedab, et kes salatseb ja varjab ja valetab, varastab ja nii edasi, vaid ta näitab sulle ära selle, et kus ma ei ole iseenda vastu täiesti aus, kus ma väldin midagi, millega peaksin silmitsi seisma, kus ma äkki räägin nendele lugu, mis hoiab mind kogu aeg mingisuguses vanas mustris. Et sa ise nagu püüad vältida mingisuguseid ebamugavaid tundeid või siis sa püüad põgeneda mingites olukordades, võib-olla sa püüad kontrollida mingisuguseid olukordi oma mõistuse kaudu, selle asemel, et kogeda, tunnetada, mis tegelikult sinus toimub. Et siin võivad olla sul endal mingisugused piiridega teema, kus sul ei ole nagu need sisemised piirid paigas, kus sul või siis on need äärmiselt jäigad. Et pane tähele iseenda sees toimuvat, kus sul on mingi hirm, kus sa tunned mingit viha või kurbust. Ja su mõistus ise omakorda veel loob sinna juurde loo. Ja su mõistus, pane seda ka tähele, millega ta seda nagu õigustab. Pane tähele, millega ta õigustab seda tunnet. Et seepärast, et selle looga kaasneb ka sul kindlasti mingisugune tunne. Siin päris kindlasti tunded tugevalt esil. Ja siis sa hakkad selle looga või selle tunde tasandile lisama juurde mingisuguseid lugusid. Sinu mõistus hakkab looma mingisuguseid lugusid ja sina jääd seda uskuma. Pane lihtsalt tähele, mida ta sulle räägib. Sest kehas on emotsioon. Kui sul on mingi hirm või viha või kurbus, siis kehas on emotsioon. Ja see, kui su mõistus hakkab sinna mingisugust lugu juurde jutustama, miks sul on õigus olla vihane või miks sul on õigus olla kurb või miks keegi midagi teeb või mul on õigus tunda hirmu või mul on õigus ennast kuidagi väljendada enda pahameelt tema peale, mis ei ole üldse enda pahameel või nagu mis tähendabki seda, et sa ei võta vastutust oma emotsionaalse seisundi eest, vaid oksendad oma emotsioonid põhimõtteliselt teiste peale välja, sellepärast et sa ei tule toime oma emotsionaalse seisundiga, sa ei tule toime oma emotsioonidega. Et on oluline võtta teist inimest kui kingitust vastu, sellepärast tema toob sinus need peidetud
emotsioonid, tema toob sinust need peidetud tunded välja, millele sinul on mõistlik nüüd tähelepanu pöörata. Ja kui sa seda veel ei tea, kui sa seda veel ei teadvusta, siis sa ei vali veel teadlikult, siis sa ei ole veel teadlik. Ja vaatad alati hirmu, vaatad alati seda hirmu, mis materialiseerubki sinu ellu. Ja seda hirmu, mida sa kogu aeg vaatad, see saabki sinu reaalsuseks. Sa pead olema teadlik, iga mõte, sõna, sinu tegu omab tegelikult vibratsioonilist sagedust. Ja see loob sinu reaalsuse, see loob seda, mida sina kõike koged. Et kui me tahame oma elu muuta, siis me peame õppima mitte isiklikult asju võtma, vaid laskma kõigest lahti. Eelkõige iseenda tunnete spektrist, mida sa endas kannad. Eelkõige iseenda mustritest, paradigmadest, mis ei teeni sinu avardumist mitte mingil moel, mitte kuidagimoodi. Et nii on. Võtan siia veel. Et siin on mingisugused konfliktid, enesepettus, hüljatus ja justkui see koostöö ei suju. Võib-olla ka selline rahalised probleemid, sul ei ole usku, sa oled läbi kukkunud, sellised tunded. Kui me vaatame suhte tasandil, siis ka täpselt samamoodi pettused, vassimised, valetamised, eemaldumised, kõik see. Ja see on tegelikult sinu sees. Ja see, mis tuleb välja sinust sel hetkel, kui keegi ütles midagi, kui raha jäi vähemaks, kui on seda rahapuudust, siis kui keegi ütles midagi, kui keegi valetas midagi, kui keegi peidab sinu eest midagi, mis tunne sinus on? Ja tunne, võta see vastutus oma tunde eest. Vaata seda tunnet, võta see vastu. Ära suru seda alla, ära paiska seda teiste peale välja, sest see tunne tuleb alati tagasi, see ei kao mitte kuskile. Ta käib sinuga senikaua kaasas, kuni sa lõpuks võtad selle vastu ja vabastad. No siin on sinu raske töö tasub end ära. Ma ei ütleks, et elu peaks raske olema ja kõik peaks raske olema, mida sa ette võtad. Aga kui sa nüüd keskendud nende puudustele, keskendud sellele ja oled valmis ka koostööle ja oled valmis õppima, sest müntide 3 tähistab õppimist, pühendumist, koostööd, läbi koostöö saavutad sa mingisuguse edu, läbi koostöö saavutad sa mingisugused teadmised, läbi õppimise, läbi praktiseerimise, läbi järjepidevuse lood sa mingisuguse tulemuse. Kas siis uued rahalised sissetulekud, kas siis uued tööalased võimalused. Kas sa hakkad nägema oma oskustes mingisugust väärtust, võib-olla hakkad nägema oma oskustes mingisugust väärtust. Kas sa õpid oskuslikult ära võib-olla oma emotsioone valdama, ennast nägema, ennast tunnetama, teadlikumaks saada, mis toimub tegelikult inimeste sees, mis toimub sinu sees, et see aitaks sul liikuda selle tulemuse suunas, mida sa sooviksid võib-olla saavutada. Võib-olla sa soovid saavutada rohkem
sissetulekuid või suuremat sissetulekut, võib-olla sa soovid saavutada paremat suhtlust, võib-olla sa soovid partnerlussuhet oma ellu, võib-olla sa soovid ausamaid inimesi oma ellu. See kõik, mida sa soovid, peab olema kooskõlas sinu sisemise energiaga. Kui sina ei ole aus iseendaga, siis sul ei saa tulla ausaid inimesi sinu ümber, seepärast et nemad peegeldavad sinu sees olevat tunnet, mida sa saad ikka ja uuesti tunda, kui sa seda pole vabastanud. Et võib-olla on siin see tööga ka seotud, et kuidagi sa tunned seda puudust, tohutut puudust tööalaselt, rahaliselt, mis iganes, sest siin mündid välja tulnud, ka materiaalne maine ja pluss veel siis see kaljukitse energia siin. Et see töökeskkond võib-olla vajab tähelepanu, aga siin võib tulla sulle mingisugused uued võimalused, uued pakkumised, uued koostööd, et sinu soovid materialiseeruvad siin füüsilises reaalsuses, kui sa keskendud sellele puudustundele ja vabastad endast selle. Nii lihtne, eks ju. Et siin on jah, see mingisugused uued võimalused, uued sissetulekud, uus töökoht, uued projektid, mis iganes tööalaselt näiteks, ka suhtealaselt, eks. Vahet ei ole, kas sa praegu siin, kas ongi suhted, tööalased olukorrad. Et pane tähele, et siin on olukord, kus ei tohiks olla liiga kontrolliv või kui sa tunned, et sinu ümber on hästi kontrollivad inimesed, siis tunne, mis sa tunned sellega seoses. Siin on oluline säilitada distsipliin ja see distsipliin ei ole see, et see hirmupõhine distsipliin, et ma pean, muidu ma ei ole piisav. Ma pean midagi tegema, muidu ma ei ole piisav. Või egodistsipliin. Ma tõestan, et olen nagu parim või ma tõestan, ma näitan kõigile. Vaid hoida seda distsipliini just nimelt selle kohaselt, et olla teadlik ja jääda teadlikuks. Sest et see tõeline distsipliin ju ei tähenda, tegelikult ei ole loomulik ennast kuidagi mingit pidi sundida. Aga see distsipliini hoidmine, et ma olen teadlik ja ma jään teadlikuks. Distsipliin on võime märgata, millal näiteks see vana programm mind üle tahab võtta või mis sinus käivitub. Ja hoida seda distsipliini, et sa ei langeks selle ohvriks, et sa ei vali selle järgi automaatselt käituda. Et kui sinus kerkib mingisugune viha, hirm, vastupanu, siis enese distsipliini hoidmine ei tähenda seda, et ma nüüd hakkan neid hirmsasti maha suruma või hoian mingisugust distsipliini, et midagi saavutada või näidata või mida iganes, siis hoia seda distsipliini just selliselt, et sa jääd sellesse kohalolekusse. Ja lubadki sellel emotsioonil läbi liikuda, selle asemel, et lubada sellel emotsioonil siis sinu käitumist juhtida. Sest et enamik inimestel ikkagi see distsipliin, see distsipliin tuleb sellega läbi,
selle kaljukitsega. Aga enamik inimestel see distsipliin põhineb sageli ikkagist sellele kontrollivajadusel, pingutusel ja tahtejõul. Aga teadlikul inimesel põhineb see valikul. Et kui sa tahad kuskile välja jõuda, kui sa tahad midagi saavutada, kui sa tahad oma elus paremasse kohta jõuda, siis tee see otsus ära ja hoia seda distsipliini. Kui sa tahad suuremaid sissetulekuid, kui sa tahad paremat töökohta, kui sa tahad paremat suhet, kui sa tahad paremat koostööd, kui sa tahad kuskile jõuda, sest sa mingis osas sa püüad siin nagu justkui vaeva näha millegi saavutamisel. Kui sa tahad kuskile jõuda, siis tee valik, tee otsus, et minust saab see inimene. Minu sissetulekud suurenevad, mul on parem töökoht, mul on parem suhtluskaaslane, mul on, ma ei tea, imeline suhe, mul on imeline partner, mul on imeline töökoht, mul on näiteks see rahaline summa või ma saan endale seda võimaldada. Ja hoiad seda distsipliini, valides iga päev selle valiku, valides iga päev selle valides iga päev endast see versioon, kelleks sa tahad saada või kes sa, valides iga päev ennast sellisena, kes sa juba oled. Kelleks sa oled otsustanud saada, valides selle iga päev. Ja hoida seda distsipliini, isegi kui vahepeal tulevad mingid hirmud, isegi kui vahepeal meel hakkab rääkima, kelleks sa ennast pead, mis juttu sa ajad, mis jama sa ajad endale. Isegi siis, kui vana harjumus kutsub sind tagasi tuttavasse mustrisse, näiteks selleks, et sulle hakata rääkima, et sa ei ole täiuslik, sa ei ole võimeline, sa ei ole selleks loodud, vaid sina hoiad seda distsipliini selles kohas, sellel tasandil, et ma olen juba see. Ja ükskõik, mida mu meel ja minu emotsioonid mulle tahavad väita vastupidist või panevad mind tundma, siis sa tunned need ära ja liigud edasi selles suunas, kelleks sa tahad saada, kes sa tahad olla, millises situatsioonis sa tahad olla, mida sa tahad kogeda ja nii edasi, nii edasi. Et otsustasin ära, mida sa tahad, kuhu sa tahad jõua, kes sa tahad olla, mida sa tahad kogeda. Sellepärast see otsus loob uue suuna. Aga miks siis paljud inimesed selles uues suunas ei liigu, seepärast et nad annavad alla. Nad lasevad tõmmata oma mõtetel ja emotsioonidel ennast tagasi sinna vanadesse mõttemustritesse, vanadesse lugudesse, vanadesse programmidesse, uskumustesse. Aga siin ongi oluline hoida seda distsipliini, mis aitab selle otsuse juurde jääda. Kui su vana mõte tuleb tagasi, sellega kaasnev emotsioon ja mingisugune harjumus kerkivad nagu justkui taas esile, siis sa vabastad selle. Sa ei tee sellest välja, sa suunad, sa ei tee sellest, sa võid sellest ka mitte välja teha, oleneb kuhu sa oled omadega jõudnud juba. Kui tugeva otsustusvõimega sa oled. Sest otsustus käib kehaliselt. Kui sa otsustad luua uut reaalsust, uut suunda,
ja see käib nagu läbi keha, siis mitte ükski mõistuse piuks ega emotsioon ei saa sind enam tagasi viia. Et see distsipliin on justkui see järjepidevus. Distsipliin ei ole mingisugune täiuslikkus ega midagi sellist, vaid see järjepidevus, sa hoiad seda joont, kuhu sa tahad suunduda ja sa ei lase enda hirmudel, sa ei lase enda mõtetel, sa ei lase oma harjumustel, programmidel sind tagasi tõmmata, vaid su pilk on alati sellel, et kes sa oled, valid iga päev selle, kes sa juba oled. Ja nii on. Mida sa tahad saavutada, kus sa tahad omadega olla, mis tunne see on? Hoia sellel seda distsipliini. et nii on. Et siit tuleb ikka jah, see nagu selline kirged seda ohvrisagedust läbi ja üksi oleku tunnet ja üksildast tunnet ja see nagu rõhub ja ei lase sul olla. Aga sellega tuleb siis sellega tuleb siis tegeleda. Aga jah, minu poolt siit ma arvan kõik, see läks ka jällegi üsna pikaks, sisukaks, sügavaks. Aga see ongi teile, kes sügavale tahavad liikuda. Ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba siis järgmistes videodes, programmides, kohtades, kus iganes. Ja tšau teile.